Minu nimi on Martin Slapins ja olen võtnud eesmärgiks proovida erinevaid asju. Mu teekond on viinud mind igale poole ning esimeses osas viib see mu ühe suure probleemini ühiskonnas. Nimelt on 2017. aastal suurenenud kuritegevus 28%. Mina leian, et oleks õige aeg sekkuda. Seadsin endale eesmärgiks saada parimaks seaduse silmaks, kuid selleks tuleb läbi käia muutus. Turvajaks saamine tähendab, et tuleb luua kehtestav kuvand ning vaatame, kas garderoobis on piisavalt asju, et seda luua. Muutus tehtud ja olemegi valmis maailma päästmiseks. Algamas on minu esimene päev seaduse silmana, kuid ma pole arvestanud raske kohanemisvõimega, aga pole hullu, järjekindlus viibki sihile. Neid kuldseid sõnu järgides saingi kohe heale soonele. Esimene trahv muusika kuulamise eest sai tehtud. Ja kohe tuli otsa ka teine. Liiga tugevate klaasidega prillide eest. Ja siis ma tabasin ülima nahaalsuse. Tere, meil on siin toidukontroll. Kas saaks proovida ühte? Toidukontroll. Mis mõttes, mida te soovite? Me kontrollime magusust. Okei. Ja. Näiteks siin on kaneerimandel. Nii. Ma tunnen, et siin on 30% suhkruid. Nii et kahjuks meie instituudi nimel peame teile trahvi tegema. Hea päeva teile. Ma võtan ühe veel päris head. Ja siis ma tundsin, kuidas ma olin aina rohkem hoogu sattumas. Ma võisin ükskõik mille eest trahvi teha. Linnapildi rüvetamise eest trahvi teile. Iga turvamehe elus on raskeid hetki ja nii ka minul. Mul sai pastakas tühjaks. Kuid muretsemiseks polnud põhjus, sest mina leidsin toredad inimesed, kes laenasid mulle pastakat kõrval kiirtoidu restoranis. Aga ainuke probleem oli see, et järjekord oli liiga pikk. Ma küll tellida midagi taha, aga ma sooviksin pastakat. Kas teil pastakat oleks anda? Lihtsalt kirjutamiseks pastakat. Korraks, jah? No nii, ja siis ma teeksingi teile trahvi pika järjekorra eest. Nii. Ja siis ma teeksin veel paar trahvi teile, et te saaksite töökaaslastele anda. Ja siis öelge, et firma Securitas andis. Nii. Siin on esimesele töökaaslasele. Siis siin tuleb veel üks. Et ei tea, mis põhjused küll te leiate, aga öelge, et trahv tuli. Et ma lugesin, et teil peab olema cheeseburgeri läbivõrd 3,7 sentimeetrit. Ja oi, kus ma siis sattusin hoogu. Siis selle eest, et üldsegi propaveerite ebatervislikku eluviisi, teeme trahvi teile. Kuid kahjuks kõigile ei meeldinud minu käitumine. Seal üks proua tahtis ka trahvi minult saada. Segamise eest trahvi teile. Mine ära, mul on päris kiire. Oota kohe segamise eest üks trahv teile. Kuid mina lahendasin olukorra ülima professionaalsusega ja jätsin noorsandi rahunema. Kuid hiljem õues olles läksid asjad eriti äärmusesse. Ma kohtasin natsi. Et kodus täidame ilusti ära ja maksame ära ja siis on kõik korras. Teile ka, et... Hai Hitler. Oi, selle eest teeme kohe teise trahvi teile. Ise kirjutame kodus trahvi peale ja maksame ära. Natsid kohe. Hea seaduse siin pole pelgalt trahvi tegija, vaid ta teeb midagi enamat. Ta tekitab inimeses rahulolu sellest, et ta trahvi sai. Kuid sellega me täna ainult ei piirdu ja nüüd läheme kurevate teemade juurde. Keskmine Eesti inimene taritab 9 liitrit alkoholi aastas. Mina tahan teha sellele lõppu ning selleks tuleb tegutseda. Tere, et meid palgati siia tööle, et me teeme kontrolli täna. Alkoholikontrolli, puhumiskontrolli töö juures. Et kas puhuksite siin? Siia sisse palun. Ei, päriselt ka, et puhume siia sisse ja teeme kontrolli ära. Ei, meil on töökontroll, et puhume palun. Ja, puhume. Ma ei ole küll seda asja. Käsu eiramise eest, siis ma pean teile trahvi tegema. Nad küll kahtlesid minu staatuses, aga mind see ei heidutanud. Nii, trahv, et päeva tööpalga, siis saadate minule Securitas, nii. Ja kas meie puhume? Ei puhu, tuleb ka üks trahv. See on ilmselge joove teile, et oleme tuvastanud joobe. Töö juures oleme joobes. Trahvi teile. Nii, ilusat päeva teile.
kohe hea tunne oli aidata, aga õue jõudes märkasin, et midagi on väga valesti. Ilm on kuidagi väga vale. Aga mis seal ikka, ei jäänud midagi muud üle, kui ilmataadile ka üks trahv ära väänata. Tundsin juba rutiini, sest ma ei teadnud, millele enam trahvi teha. Kuid siis avastasin, et liikluses on nii palju vandaale. Trahv! 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 Nagu kullasoonel oleks olnud. Mina olen ikka õige seaduse silm. Ja nüüd küsin, mis inimesed arvavad minu professionaalsusest. Jaa, see on minu meelest üks parimaid, mida ma olen näinud ja on parimaid turvamehi. Eksperimenti võib pidada edukaks. Minust on saanud seaduse silm, kes hoiab tänavad puhtad, inimeste meele rõõmsana ja kõige peale kurjategijate rahakoti tühjemana. Ma pole kangelane, keda ühiskond tahab. Ma olen kangelane, keda ühiskond väärib. No nii kallid vaatajad. Et kirjutage nüüd kommentsisse, mida ma võiksin järgmisena teha. Noh, selles Laapis proovib saates. Näiteks, ma ei tea, laeva juhtida. Laeva juhtimisega seoses tuligi mul üks asi meelde, et me läheme 24. aprill YouTuberite ja Liina Ariadne ja sellistega läheme kõik Rootsi kruiisilaevale, et siis seal ma olen seal see õhtujuht ka, et tegelikult võib-olla ongi see, et see siuke laevakruis on erikruis Laapisiga ja jah, tegelikult see kõikide YouTuberitega tegid nalja. Ja siis selle kohta oli siuke asi ka, et siin klikake lingil või siin descriptionis on see rohkem infot selle kohta, kuidas pileteid saab osta ja kui palju meid siis kokku tuleb ja kui tore meil on ja ma arvan, et sellest piisab ja kindlasti nüüd kommentsiga ka seda, et mida ma võiksin teha. Davai, hashtag Laapisi vunts on katke. Aga vahest ka eluohtlik, et muidu